tere hommikust Ines, tere hommikust Liis ja tere hommikust Lenna. Kas otse ilmaveerelt, mis asub ju teisel pool maakera? Otse. Ja nii vara oled juba siin kohal. Otse, hommikul kell 6 või veel varem oli äratus, et siia jõuda ilusti. Olete te käinud muide ilmaveerel Lennal külas restoranis, mis sai elustiili auhindadel parima restorani? Ei ole jõudnud kusjuures, aga Ostrovas oli esinemine, siis oli küll mõte, et äkki jõuame Lenna juurest läbi, aga no ei jõudnud. Kas sa Lenna tellisid endale sisekujundajaks Inese, kui sa tegid oma kallist ja ilusat restorani? Ei tellinud, ma sain ise hakkama, aga ma tean, et Inese oleks saanud täpselt sama hästi hakkama. Mõni tulevikuprojekt. Mina olen tahtnud aga minna, aga kuidagi peab nagu võtma veidi pikemalt vist aega. Tasub, eks ole. 2 päeva. Vähemalt võib-olla. Minimaalselt, jah. Minimaalselt. Ma saan teile näidata kõik, mis seal on ja kus seal on. Teist on saanud ka sama suured ärinaised nagu nüüd Lennast, kes ehitab muide omavahel öeldes oma spaad. Lenna, mis toimub? Maja tuleb. Las ta jääda praegu. Mina ennast ärinaiseks ei pea, mul ei ole eriti nagu rahavaistu või sellist ärivaistu. Tundub, et Lennal on seda rohkem ikkagi selliseid suuri ärisid üles ehitada sinna Lõuna-Eestisse, et väga vinge. Et see nõuab ikkagi mingit oma nutti ja nagu sellist mingit vaistu, et ma olen selline lihtsakene selle koha pealt. Jah, ei ole ärinaine. Aga mina võib-olla... Ma ei tea, kuidagi nagu väga palju rõhku ei ole veel sellele pannud, aga samas, kuna mul see aasta tuleb plaat välja üle 8 aasta, siis praegu on hästi palju rõhku läinud sellele ja praegu ma tunnen küll ennast kui üks suur ärinaine, sest et nii palju on vaja otsuseid vastu võtta ja kuidagi plaat ei ole mõistlik, aga samas ma lihtsalt nii väga tunnen, et ma nii väga-väga soovin ennast väljendada ükskord veel. Ükskord veel räägib. No ükskord veel, et sa jõuad veel mitu plaati, ma arvan. Ei tea. Aga see, mis teid... See võib olla viimane kontsert. Ma ei tea, hakkab juba nagu... Just nimelt see, mis teid kokku toonud on, tegelikult on ka muusika. Ja tõepoolest 3 muusat on kokku saanud ja teid ühendab tegelikult palju. Te olete muusikas kõik pikalt olnud. Te olete ise muusikat kirjutanud suurepärast. Te olete kõik emad. Ines, palju õnne. Aitäh. No natuke on veel minna, siis võib. Ma saan aru, aga siiski ikkagi teid on 2, et kas nagu kahekesi on ikkagi nagu julgem olla? Teistmoodi on, ma ei tea, kas julgem, aga teistmoodi, et selles mõttes natukene on isegi võib-olla kerget ärevust on rohkem, sest et sa niimoodi lähed kahekesi, eks ole, lavale ja kuidas seal ikkagi nüüd kõik siis niimoodi läheb kenasti, et kas kõik tunnevad ennast hästi, aga seni on kõik väga kenasti kuulda, et saab kenasti laulda kahekesi laval küll. Kas enesetunne on hea või tegelikult see ikkagi esitab väljakutseid, nagu esitab see olukord, kui sa last ootad? Natuke võib-olla, eks me nagu naised teame, mis võib-olla siis lapseootusega kaasneb, on ju, et võib-olla pisut ikka on selliseid väljakutseid ka, aga ma ei tea, seni on nagu mul enam-vähem kõik õnnestunud, et saab nagu hakkama. Kas sa tead ka, keda sa ootad? Mis mõttes? Last? Kas sa ootad? Mul on näiteks poeg öelnud, et emme, äkki sul sünnib elevant. See oleks väga nunnu, on ju. Aga tead sa, kes sul tulekul on? No, eks ma ikka tean, aga ma seda siin nüüd niimoodi avaldama küll ei hakka. Väga ilusat ootusaega sulle. Ja väga tore, et see täitub nagu imelise muusikaga. Seepärast, et 3-kesi olete jõud ühendanud. Kas see tähendab ka seda, et te olete omavahel nagu lood ära vahetanud ja sina oled võtnud Liisi ja Inese paremad laulud ja Ines jälle teie omad ja... Päris vahetanud ei ole, aga me laulame koos üksteise laule. Et niimoodi me küll oleme sellel... Kui siiski oleks võimalus, et sa saaksid nii Liisi kui Inese repertuaarist ühe laulu kaaperdada. Et mille kõigepealt ära kaaperdaks? Mul on täiesti selge see, seepärast, et kui me neid proove tegime suvel, ette valmistasime oma kontserdiks, siis Taevasse. Ja Sinu ees. Need lood kuidagi, ma ei tea, kuidagi tõesti nagu kohe ma neid ümisesin, kui ma läksin koju, ma ainult laulsin neid laule ja jäid nagu külge kuidagi. Olete nõus need lood ära andma?
ei. Muidugi. Päris lõplikult. Kui sa annad mulle suve hommik Setumaale, siis ma annan võib-olla sulle sinu ees. Ja võt näeb, hakkame diilitama. Taevasse tahaks ka. Ja taevasse. Ei, minul on täiesti selge, et Lenna lugudest kõige lemmikum lugu Mina jään. See on mul mingi totaalne, see on üleüldse Eesti lugudest mu selline, top 3. Ja Liisi lugudest üks lugu, mida me ei esita sellel kontsertsarjal, mis on siis Püüab meid või? On või? Jaa. No muusad kannab tegelikult see kontsert pealkirja või need kontserdid. Mis teie enda muusa muide on? Kui me lastest rääkisime, siis lapsed on inspireerinud samamoodi, 2 lugu on 2 albumil ka. Need on sellised pea ees julgelt edasi ja elu ootab teie ees ja kõik võimalused on et siuke julgustav selline, võiks olla siuke julgustav, mida on alati tore kuulata neil. Kas see emadus tegelikult mingit pidi on teid lauljana muutnud? Kindlasti, jah. Kindlasti. Üleüldse see muudab naist ikkagi, ja see on ka üks teema, mida me tegelikult kontserdil käsitleme, et meestel on päris lihtne lavale naasta saades isaks. Kohe, homme on kontsert, tulen, eelmine päev naine sünnitas, aga me peame ikkagi võtma ette ja taha selle aja, et sa võtad aja maha ja keskendud hoopis kellelegi teisele. Ja keha tegelikult ei ole kunagi enam sama, et ta ikkagi muutub. Kas hääl muutub, jah? Hääl võib-olla ka natukene muutub. Aga teine asi veel, mida mina olen märganud ja mida minu bändikaaslased märkasid, olid see, et ma ei tea, et Ines, pärast seda, kui sa lapse said, et sa oled nagu nii chill või sa ei pabista millegi pärast. Sellepärast, et see ongi, et see lapse saamine on nagu, ütleme nii, et see on ikkagi päris suur selline läbielamine ja pärast seda tundub lavale minemine kõige lihtsam asi. Et sa ei pabista enam mingite väikeste asjade pärast kuidagi, et kuidagi see muudab võib-olla rahulikumaks natukene sind või võtad nagu loomulikumalt seda laval käimist ka. Aga lihtsalt tahangi öelda, et meil on, head vaatajad, suurepärane võimalus tegelikult teid 3 õige pea ka kuulda, kuidas te kokku kõlate. Et lihtsalt enne seda esitust ma tahakski küsida, et aga mehed teile nagu muidu nagu meeldivad või et... Väga meile. Muidugi, meil on kõik mehed olemas. Sa tahaksid öelda selle laulu pealkirja, mida me kuulma hakkame? Mina võin jumala rahulikult öelda selle... Sul on ju seos selle. Ja minul on ju seos sellepärast see lugu. Mina olen süüdi, sellepärast see lugu meile kavasse sattuski. Et mina olen seda kunagi esitanud, kõik mehed on sitapead. Ja ma saan aru, tänapäeva ühiskonnas sa pead alati ette hoiatama, kui sa võib-olla midagi sellist natuke naljakamat hakkad tegema, et sa päriselt teedki nalja vaata. Et mis on natukene kurb, sest tegelikult see lugu ongi humoorikas lugu ja väga, kuidas ma ütlen, siis terane lugu ka. Aga kunagi oli selline etendus nagu Ürgmees. Ja siis mind kutsuti sinna esinema, need olid vist erikontserdid, mingi 4-5 erikontserti ja siis seal sellel Ürgmehe etendusel tuli mul siis seda lugu laulda, et see oli selline lavastaja visioon siis. Ja minu teada see on Jarek Kasari lugu ja väga lustakas, nii et tasub läbi huumoriprisma seda kuulata. Kas sa ei karda nagu solvata teatavat osa vaatajatest, kui te lähete? Ei, ma ei karda, sest ma arvangi, et inimene võiks aru saada, et me ei mõtle seda tõsiselt. Nad saavadki. Selles suhtes sinu vaatajad on supervaatajad, nad mõistavad allteksti, konteksti ja me teemegi, oleme tõsised, aga samas vaata, elu on ka mänguline ja me tahamegi näidata, et ja see järgmine lugu sinna otsa. Ma tahan öelda, üks lugu koosneb 2 loost, eks. Ega meegi paremat pole. Aga siis mul ei olegi muud lisada, kui head vaatajad. Hoiatus on antud. Lenna, Liis ja Ines on juba märtsikuus koos lavadel. Ja täna hommikul tõepoolest saame me siis kuulda midagi teistsugust. Midagi teistsugust. Väga täpselt öeldud. Aitäh teile veel kord. Aitäh.